see Ponta Gracia asula näiks nagu koosnevad ka kahest osast, et vanem ja uuem. Eile ma tulin läbi sellise linnaosa, kus olid väga-väga kitsad tänavad, kõnniteesid ei olnud ja kõndides vaata, et autod sind laiaks ei sõida, sest kuskile pole ennast litsuda, läbi seina ju ei saa. Aga siin, see on siin nagu uuem osa, siin paistavad täiesti siuksed normaalsed majad. Aga mina mõtlesin, et see on sammud Furnast vaatama. Ilmaga on niimoodi, et ilma nagu tahab mulle tünda teha. Nii kui ma mõtlen, et jätaks seljakoti hotelli ja läheks vaatamisväärselt vaatama, nii viskab pallid pilved üles ja ähvaldab vihmaga. Põhiliiklus sinna Furnase suunas suunatakse suuremaid teesid pidi, maanteid pidi, aga mina lähen siit väiksemat ja vaiksemat teed. Tõesti roheline ja looduslik paistab küll. Vana siuke kivitee kahel pool puud ääres, justkui mõisapark. Ja see on nüüd küll juba põhimaantee, kust autod sinna Furnase poole olema suunatakse. Hetkel on vaikne, aga vahepeal läheb siin terve suur joru neid mööda korraga. Piit märgib, et ma jõuan Assoolide geoparki nüüd. Ja tegelikult mul on nüüd kaks valikut, kas minna otse ja minna sinna Furnase asulasse, mis pidi ka huvitav olema, et sa näed neid kuumaveehallikeid ja fumaroole, suitsevaid fumaroole. Või ma suudun siis lingile ümber Furnase järve, kus läheb matkarada. Ja mul nendel tunne, et mind hetkel kisub sinna matkarada poole. Siit on natukene nüüd selle Furnase tähtsa siis geoloogilise koha kaarti näha, et kõigepealt kus ta siis Sao Migueli saarel asub, siis see sama Furnase järv. Mina olen nüüd siin algusesse jõudnud ja mõte on siit jalutada ja siis on võimalik siit minna veel Furnase asulasse ja tagasi tulla. Aga rahvas paistab palju olema, et siin on ka mingisugune see interpreteerimiskeskus. Ma arvan, et paljud inimesed tulevad seda vana kirikut vaatama. Tõesti omamoodi mõjub siin udus ja selle siis Furnase järve taustal. Seal on siis mingisugune moodsam ehitus. Meil on seal keskus. Natuke veel vaatan siit teise nurga alt ka seda kirikut. Ja selline mõte tekkis, mitte otseselt küll Furnasega seotud, aga et kui sa kõnnid sellistes turistiatraktsiooni kohtades ringi versus kui sa kõnnid lihtsatel tänavatel ja teedel, siis sa kuidagi saad hoopis teistsuguse mulje nendest Assooli saartest ja ma arvan, et üldse see kehtib kõigi sihtkohtade kohta, et turistile näidatakse ikkagi just ühte pilti ja siis kui omal käel kuskile satud, siis näed natukene midagi muud. No ma ei tea, kas kaamerapildist siit nüüd midagi näha jääb nendelt infoviitadelt, aga see on siis see, mida turist näeb, et ühele poole läheb interpreteerimiskeskus, keskkonna interpreteerimiskeskus, teisele poole jäävad kaunid aiad, siis jääb ilus järvemaja, siis jääb paadimaja. Et eks ma siis praegult naudin seda turistile pakutavat kremplit. Et valge inimese stiilis matkarada ei ütle üldse midagi halba, et vahel on tore selliseid ilusaid siredaid teesid mööda ka käia. Vaat kui huvitav mets siin või taimed. Ma arvan, et bambuu kisatakse. Väike vaade Furnase vulkaanilisele järvele ka. Neid igasugu puidust huvitavaid elukaid on siia tee äärde päris palju ehitatud.
ikka huvitavam oleks astuda. See on siuke eriti põnev. Oi joo, seikluspark. Azores Treetop Park on selle pargi nimi. Oi joo, siin on nüüd miskit suitsemist ja hoiatusmärki näha. Kaldeerestas Furnas ja balkonides Furnas ja Green Park. Niimoodi ütlevad infokirjad. Et ära sa sinna suitsevatesse aukudesse oma näpukesi väga topi, need võivad täitsa kuumad olla. Ja kui need suitsevad aukesed seal veel kuumad ei olnud, no siis need mulisevad kohad. Need ilmselt tõesti on. Siin on ka seda madamuna haisu või väävli lõhna tunda. Imestan, et miks neid osasid augukesi siin sildistatakse ja hunnikutesse tõstetakse. No seda mullisevat auku saab siin lähemalt nüüd ka vaadata. Viimati muidu see vulkaan siin pulskas minu meelest millalgi 17. sajandil, kas oli 1630 mingi vulkaan siit. Et aktiivne tegevus siin jah, silmnähtavalt käib. Vulkaaniline. No see infotahvel siin räägib, et see ala, ma olen praegult siin kunagise vulkaanikrempli põhjas, et ta on formuleerunud viimase 800 000 aasta jooksul ja tema läbimõõt diameeter on laiemast otsast 8 kilomeetrit ja kitsamast otsast 5,6 kilomeetrit. Ja on aktiivne ja siis Furnase embleemiline rook Cosidotas Furnas, seda küpsetatakse kuumal vulkaanilisel pinnasel. Ma kujutan ette sellisel seal 5–6 tundi. Ja ma kujutan ette, et seal saab seda degusteerida ka. Aga kuna see pidi nagu super toitav olema, siis ma igaks juhuks seda proovist pärast ma ei saa teada. Teen selle põike nagu matkale ta näitab, et jõuan otsapidi Furnase asulasse. Furnase asula hakkas tekkima kusagil pärast seda suurt maavälinat, mis laastas siis Villa do Franco ja Villa do Franco taastamiseks 16. sajandil 1522 lõpust alates. Siis hakati puitu võtma siit kandist. Aga siin kandis on väga hea viljakas pinnas, nii et siia kohe tekkis asula ka. Ja 17. sajandil siis sama Furnase vulkaan siin pulskas ja tegi suurt hävitustööd. Aga ikkagi jälle, et kuna siin nii soodne elukeskkond olevat, siis üsna kiiresti ehitati see asi jälle üles ja taastus. Ja täna tundub siuke suht tähtis turismi keskus olema. Ja need kuumavee allikad, mis maa seest välja tulevad ja olevat ka tervistava mõjuga. Et eks need meelitavad. On isegi 2 sihukest tasulist kohta, kus saab ennast ujutada. Üks on suur Terra Nostra troopiliste aedadega. Seal on vist hotell ja värgid kõik. Ja teine on siis, et kus saab lihtsalt basseinis käia. Ja ma küsisin Google'i suurelt keelemudelilt Geminilt, et kas midagi tasuta ka on, et kus saab katsetada kuumaveeallikat. Ja siis ta ühele kohale osutus. Bocca Dodona Peia, vot see on see koht, kuhu Google'i keelemudel mind osutas, et tasuta peaks saama. Aga ma näen, et see info on Google'i keelemudelil vananenud, sellepärast et nüüd öeldakse, et on piletid ja et pilet tuleb soetada online. Ja siis on suured väravad ka.
no okei, rahvas paistab megalt olema, ma ei hakka siia praegu piletit soetama. Et täna mul rohkem nagu siuke jalutamise ja vaatamise päev. Google'i keelemudeli kohta natukene valetasin. See koht ikkagi täiesti pidi olema tasuline koht, nii et kõik on õige. Ja Boca de Tia Silva siit 1 kilomeeter edasi, see pidi olema sealt tasuta. Park Terra Nostra, troopilised aiad, on see teine suur koht, kus turistid põhiliselt käivad. No ja siit muidugi suunatakse ka Ticketi Office'isse. Ja ma pean ütlema, et taaskord mul ei olnud plaani siia minna, sest noh, jah, järjekord on suur, rahvast on palju. Terra Nostra Garden Hotel, sellesama siis pargi nimeline hotell koos piiramatu ligipääsuga nendele tervistavatele kuumaveeallikatele. Et kui ma kunagi järgmine kord siia Sao Migueli saarele satun, et siis on mõistlik võtta siia endale majutus veitsaks ajaks ja siin peatuda. Et noh, ilmselt see on siis mingil teisel aastaajal, mitte augustikuus, kui on kõige populaarsem turismihooaeg, sest praegult see linn näib ikka autosid ja turiste väga täis olema. Aga vesi veski siin väntab usinasti. Kaunis ja pisut dramaatiline, valged majad sihukese vesihalli taeva all ja siis rohelised taimed. Et siin tegelikult kogu see Furnas asula, ta peaks asuma siin kunagise vulkaani kraatris. Täpselt on sellel vulkaanil 2 kraatrit. Et ma ei oska nüüd öelda, kumb, kas järvega on üks ja asulaga teine või siin kõrval on mingisugune park, et siin on kohe silm nähtavalt näha, et väga hästi kõik kasvab, väga viljakas, väga soodne. Et üldse Sao Migueli saarel asulad olevadki tekkinud 2 kohta algselt, et kas siis rannikule, kuhu sai siis laevakastil ligi ja vootidega emelele või siis just sisemaale sellistesse viljakatesse suhteliselt tasastesse kohtadesse, nagu näiteks Furnas siin on. Ja need üksikud asulad olid omavahel suhteliselt isoleeritud päris kaua, nii et nad arenesid kõik omasoodu ja väheke teistmoodi erinevateks. Aga no ma ei tea, tänapäeval, kus kõik igale poole saab autodega ligi ja siin siiski on ka bussid, et tänapäeval vist neid erisusi nii väga tähele ei pane sellesama saare erinevate asulate vahel. Jardin de Alameda, kaunis park. Boca de Tia Silva. See ei ole väga ujumisbassein, aga katsuda ikkagi saab, mismoodi see kuumaveeallikavesi on. No tegelikult kiri ütleb, et prohibido. Et tegelikult siin tasuta kohas ei tohi ujumas käia, aga no ja ma puudun. See on ikka päris soe. Et ma arvan, et ikka kuumem kui 42 kraadi. Liiga kuum, et siia korraks jalad pistad sisse, aga siis hüppad kohe välja ka. Et ma vaatan varem seda ilusat parki siukeses maiade stiilis, püramiidi ja kaskaadiga. Meenutab maiade stiilis püramiidi. Ja üks akvaarium kobaras sagivate kalakestega, tundub, et nad on siin süüa saanud. Siit ma näen veits ära, et olen kusagil kraatris augu põhjas, et ümberringi on kõik siukene kõrgem serv. No see kraater, see on ikka tohutu. Väikese asulapõik järel taas Furnase järve alles tagasi, et siit nüüd kaugemalt paistavad ära see kabel ja mis iganes maja seal oli. Kabel väheke suurendatult.
tegin ära siis ikkagi need mõlemad asjad. Käisin tiiru ümber järve ja käisin asulas ka. No mulle tundus, et oli õige alustada sellest tiirust ümber järve. Aga nüüd siis ma siin tagasi sinna Punta Carcasse. No nii, Punta Carcasse tagasi ja poed olid ka tehtud. No siin saab natukene näha neid päris kitsaid tänavaid, kus üldse kõnniteed ei ole, et inimesed siit uksest astuvad välja otse sõiduteele, siin peaks olema kaherealine sõidutee. Ja siis ma vahel näengi, et teeb ukse lahti, seisab, ootab rahulikult, vaatab vasakule paremale, kas on autot, ei ole ja siis astub teele. Jah, eriti halb on, kui ühelt poolt tuleb traktor ja teiselt poolt tuleb auto või on ühel pool suisa kastikas. Ja siin on nüüd natukene hakkab kõnnitee juppe. Aga ma jõudsin elusalt kohale. Kui vaatame. Ärkas ellu on ära parandatud.